Vahel kaldutakse arvama, et Feng Shui meetmed või nende rakendamine, et see on nagu selline ühekordne üritus, käis sul spetsialist kodus või tegid ise midagi ja siis ongi hästi ja elu muutub ja jääb teistsuguseks. Ja siis ta hakkab nagu maha käima ja siis helistavad aasta-kaks hiljem, et asi on jälle vanas jamas, et mis juhtus. Kuna me räägime energia muutustest, energiaõpetusest, meil on kui aastaajad, sügis, talv, kevad, suvi, kõik on ju erinevad energias, seega meie kodu vajab ikkagi tihedamat muutusi. Me ise ka ju muutume ja kasvame. Ja lausa on selline ütlus, et ma kodu peaks muutma iga 7 aasta tagant. Isegi see on selline kapitaalne muutus. Ärgin seinad, vahetan tapeedi ja ostan muud ärvi mööblit. Mitte kõik korraga, aga ütleme niimoodi 7 aasta tagant peaks muutuma. Ja teisel lapse tuba, kus laps kasvab, areneb kiiresti, vähemalt iga 2 aasta tagant. Sest ma olen näinud kodusid, kus meil kurdetakse, et poeg, kes on puberteedi eas, ei püsi kodus, et palun tuge vaadake tuba üle, toas on vist halb energia ja ma lähen tuppe, ma näen seal mõmmisid, siniseid mõmmisid ja traktori kusagil voodi tekkide peal, see kodu ei toetaks last. Ehk sõnum on see, et see võib-olla Feng Shui spetsialisti külastus või mingite meetmete rakendamine, see on alles teekonna algus. See on teekonna algus, kus hakatakse suhtestuma koduga hoopis teistmoodi ja jätkuvalt sellel teekonnal tehakse tegevusi. Ja siis me saame koduga täiesti teistsuguse suhte, sealt kaudu muutub ka meie elu. Ma hakkan kodu nägema igat detaili ja nurka hoopis teise looga enda suhtes ka. Põnev. Väga põnev.